ülimõnus on, nagu ülimõnus on. Ma saan täitsa ehitusmeestest aru, miks need ehitusmehed on. Tere sulle! Tere tulemast tagasi minu elutuppa ja tere tulemast tagasi tegema suurt tööd. Täna me hakkame tegema maalritööd. Ma pole mitte kunagi teinud ühtegi maalritööd, aga ma kavatsen täna teha. Kohe, oota. Ja mul on selle jaoks ka tööriistad. Ja mul on selle jaoks ka päris tööriistad. Ikkagi täitsa nagu... Issa ma peaaegu oleks hoidnud käest kinni. Oota ma korra. See on lõbus. Olgem ausalt, see on mega lõbus, kui sa saad midagi uut proovida. Ja mina hakkan täna midagi uut proovima. Ja selleks ongi see, et ma kavatsen oma seinad ära pahteldada. Nagu te näete, siis minu seinte peale on hetkel joonistatud. Mul tuli mingi hetk tunne ja ma tundsin, et ma tahan muutust, ehk siis ma võtsin tapeedi maha, aga ma ei teinud sellega mitte midagi. Ja siis mul tulid lapsed külla ja ma ütlesin, et kuulge, te võite joonistada siia peale sellepärast, et see on nagu valge lõuend ja miks mitte ei võiks seda kasutada. Ma olen elanud koos nende joonistustega, mis on väga tore, sellepärast, et nagu hallo, palju õnne, kallis Tairi. Soovin, et saaksid palju raha ja oleksid õnnelik. Kes ei tahaks näha iga päev sellist soovi. Ehk siis see on nunnu, aga ma vajan muutust ja see põleb. Huvitav, miks see põleb? Mis te arvate, miks see põleb? Äkki sellepärast, kui sa teed pimedas tööd. Okei. Ja ei, kuskil on ikka pimedam nurk selles. Lisaks sellele, et mul on trell. No see ei ole päris minu trell, aga see on laenatud trell. On mul ka täienenud tööriistakast. Ma olen ostnud asju vahepeal juurde. Ma ostsin neid asju juurde juba 6 aega tagasi. Ja nüüd ma siis jõuan lõpuks siis seina juurde ja hakkan seda seina tegema. Mis on jällegi iga asi omal ajal, ma ei kiirusta ennast takka. Mu ema ütles küll, et Tairi, miks sa kisud enne vana maha, kui sa uut peale ei jaksa panna. Igal ühel on oma järjekord ja elage oma järjekorra järgi nii nagu soovite. Minu järjekord on siin ja tõepoolest ma olen selline inimene, et minu ümber võib olla kaos, aga mina olen ikka joondunud ja minul on ikkagi rahu ja selgus. Olgugi, et see ei näe just väga esteetiline välja ja olgugi, et kui ma kutsun inimesi külla, siis neil on nagu mingi, mis siin toimub? See on minu kodu ja sa ei tule ütle midagi vaat, nagu mina näen. Ja täna tuleb nüüd ka see kõik teha paremaks, kui ta oli eile ja kui ta on praegu. Shake, banana. Coco, shake, banana. Pahteldama hakkan. Ma ütlesin ennem, et me hakkame tegema maalritöid, ehk siis me hakkame tegema suurt tööd. Nagu pahteldamine ei ole väike töö, minu peas vähemalt. See tundub midagi, ütleme, et kui kõikidest ehitustöödest üleüldse panna kokku skaala, et 0 ja siis on 10. 10 on maja ehitamine. Maja ehitamine on ka ikkagi maalritööd ju. Mis see kõige raskem võiks olla? Ma arvan, põranda valamine on kõige raskem. Jah, tundub kõige raskem. Ühesõnaga, 10 on põranda valamine, siis maalritööd on minu jaoks... Ma ütleks, et siuke kõva 7 ja minul on kogemust 0, mis tähendab seda, et saab põnev olema. Siin on siis segu. Ma lasin enda isal selle osta ja isa ütles, et see on ok, mis tähendab seda, et me usaldame lihtsalt isa hetkeseisus. Tegemist on siis viimistuspahtliga. Ehk siis arvatavasti ma hakkan siin praegu viimistlema. Ma pakun, on ju. Mul tuleb kokku segada pahtel. See vist on pahtel, on ju? Jah. Mul tuleb kokku segada pahtli, algaine, pulber ja vesi. Ja nüüd ma pean siis lugema, mis siin kirjas on, sest et ma ei tea peast. Ma ei tea, miks see naljakas märks on. Valget värvi, polümeerne viimistluspahter. LR+. Muideks, siin ütleb, et sa pead kasutama puhast joogivett selle jaoks, et seda segada. Ehk siis mingit solgivett ei tohi kasutada. Segu säilib säilitud ämbris umbes 2 ööpäeva.
ma saan 2 päeva pahteldada kutid. Ehk siis nagu tegevust liigub. 6,4, 7,2 L võrdub 20 kilogrammi. 20 kilogrammi peale läheb siis 6,7 liitrit vett. Palju siin selle kilogrammi on? Siin ongi 20 kilogrammi, aga ma ei taha 20, see panen vähem vett. Huvitav, sa peaks alustama veest ja siis panema segu või siis ma alustan segust ja siis ma panen vee siia peale. Mis te arvate? Vähemalt siin on paki peal pöidlamärk ja lihtne kasutada. Mis tähendab seda, et see peaks olema lihtsamast lihtsam ülesanne. Okei. Põhimõtteliselt on siis lugu niimoodi. Tõeline ehitusmees on alati pastakas ja pliiats, sest et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Poolt pakki ma ikka ära ei tee, sest et nagu või teen äkki ma. Ma teen 10 kilogrammi. Ma teen pool pakki. Ma arvan. See on nii palju ju. 8. Nii. Nüüd siin saab seda ristkorrutist teha, vaata. Ma näitan teile. Mäletate seda matemaatikast? X võrdub. Ma teen siiamaani seda ja ma olen jumala tänulik, et ma vähemalt selle koha peal matemaatikas kuulasin. Ja see on olnud mulle kõige kasulikum matemaatiline rehkendus vahend. Ei, mis see on? Valem. Jah, valem. See on valem. See valem on tulnud mulle kõige rohkem elu jooksul, nagu, see on olnud kasulik mulle. Et nagu mul on mingi jepp, ma tean, kuidas seda X-i leida. Oot. See, mis on X-iga ühendatud, see tuleb jagada 100-ga. Oh my god, ma ei tea, kas ma tegin õigesti. Okay. 2,56 liitrit tuleb meil lisada vett 8 kilole jahule segule. Olgu, oota, aga kuidas ma selle... Miks ma patsutan seda? Mul tiim on musta püha müristus. Ma ei tea, kuidas ma sest 8 kilo saan, sest mul ei ole kaalu. Silma järgi. Teeme lihtsalt silma järgi. Ma ei tea, kas seguga saab silma järgi teha. No, vaatame. Ma tõin käärid ja ma tõin ühtlasi ka kummikindad, sellepärast, et ma olen näinud küll ehitusmeeste käsi. Ja ma ei taha endale selliseid käsi. Need on mingi superkuivad, jah, ma tean, segu tuleb maha vee all, aga nagu rõve. Ju, ühesõnaga ma ei tea. Mul isa laenas mulle segu jaoks ämbrit. Ma vist ei pea seda ära loputama, ma arvan. See on ikkagi ehitus, on ju. Ehituse asju ei pea loputama. Köögis peab, aga siin ei pea. See on nagu lahti siit juba ju. Ja nagu näete seda auku, siin on nagu mingi auk. Otsun, ma panen käe sisse. Ongi. Ma lõikan seda auku lihtsalt suuremaks siis. Ossa! Jahu. Tahan kogu jahu öelda selle kohta. Aga ta näeb jahu välja, no halloo. Isse ma ei taha, et see läheks maha. Aga noh, ehitusel lähevadki asjad maha täri. Ma sain selle lahti. Kutid, ma leidsin sellise mõõtekannu, kus on peal 600 grammi jahu, mis tähendab seda, et ma saan sellega mõõta. Halloo, siin on grammid ja siin on liitrid. Tähendab seda, et kui on 600 grammi jahu, okei, pahtid, rahunege maha ehitusmehed seal nüüd. Nii, ja jagame siis. See on siis 13,3333, ehk siis 13 korda ja siis 1/3. Yeah. Nüüd läheb põnevaks.
sellepärast, et ma saan kasutada trelli. Katsetame. Ma ei julge. Äkki läheb midagi sassi. Töötabki. See on nagu täitsa... Miks ma mingi heliefekte tee? Jumal, ta on ära kivistunud juba. Issand. Nii, okei. Jumal. Siin on nagu jõudu vaja kohe. Oi, raunike maha. Oota. Kus ma hoian? Ma pean hoidma siit küll kinni. Oli lahe. Okei, võti oli selles, et vajuta lihtsalt nuppu. Pealt on norm, aga seal all on nagu, ma ei tea, mis seal all toimub. Jaa, mu käed juba väsivad ära, ma ei jõua enam. Okei. Ei vingu. Nagu jumal tänatud, et mul on trell. Ma reaalselt olin mingi aeg, et mul pole trelli vaja, et küll ma mingi kahvliga teen või midagi. Tšau pakana. Ma ei saa isegi trelliga seda teha, see on nii tugev. Võita, kas see konsistent peabki nagu nii tugev olema või? Mis te arvate? Ma pidin nuusutama korra. Ei ole üldse tuttavlik lõhn, ausalt öeldes. Täiesti võõras lõhn, pole mitte kunagi sükest asja nuusutanud, ehk siis ma ei oska teile öelda. Mul on natuke tunne, et siin on nagu veits veel vett vaja. Ma lisan juurde 200 natuke peale vett. 200 milli. Võt, kui teine kord lähenen, siis ma tunnen, et ma olen juba nagu kogenem. Nüüd ma juba tean, mida ma veits teen. No lähen kohe selle trelliga sinna põhja. Oi, ma ei jõua enam. Mu käsi väsib ära. Sest et siin peab ikka jõudu olema. Siin ei ole see, et mingi ripsma pikendused on ju. Siin on nagu... Ta nagu, ta tripib ära su käest või nagu, kui sa kinni korralikult ei öö, siis ta läheb omas suunas. Ehk, no ikkagi meeste töö on ju. Meeste töö, jah, okei, noh, okei siis, noh. Nii, ma nüüd olen seina juures ja siin oli mul 2 riiulit, ma võtsin nüüd riiulid ära, aga siia on pandud sellised asjad. Ja mul on õnneks trell, ehk siis ma saan eemaldada need asjad, aga ma ei tea, kuidas trellil see asi käib siia. Nagu see ei lähe see sisse ja äkki mingit lisajunni vaja. Ma vist sain aru, see on nii, et seda peab kerima. Vist. Ei pea ikkagi. Ma ei kujuta ette, mida need numbrid siin tähendavad peale, miks seda kerima peab. No kõva lugu, mul on trell, aga ma ei oska seda kasutada. Ma küsisin trelli omanikult, kuidas see käib. Ma sain, ma võin teile ka öelda, kuidas see käib. Kes veel ei teadnud, et kuidas otsiks seal sisse käib, on nii, et sa paned selle siia sisse ja siis sa hoiad kinni sellest ja siis sellest mustast otsikust samaaegselt. Seejärel sa vajutad nuppu ja siis ta tõmbab ennast ise nagu. Tõmbab ise sinna külge ennast. Votak. Oba. Ui. Savi tõmban välja lihtsalt. Mida iganes. Ei ole siin midagi. Nii, nüüd me oleme tagasi
esimese kaadri juures, küll aga olen vahepeal valmis teinud pahtli, tüüblit seinast välja võtnud ja nüüd on vaja hakata lihtsalt pahteldama, mis tähendab seda, et saab lõbus olema. Ainuke küsimus on mul nende nurkadega. Ma YouTube'ist vaatasin 2 videot, kuidas pahteldada, ehk siis ma tean, kuidas pahteldada auke. Vist, jah, ei. Jah, auke ma tean, kuidas pahteldada. Mõtlen ausalt, ma tahaks täiesti uuesti need nurgad pahteldada. Sest et nurgad on koledad. Seal oli ennem tapeet peal, mis siis kattis selle ära. Aga nüüd ei ole enam tapeeti, mis tähendab seda, et see ei kata seda enam ära. Ja ma tahan värvida. Ehk siis värvimise jaoks võib olema peegel sile. Kui ma olin enda isaga ehituspoes, siis ta näitas mulle, kuidas pahtlit võtta. Pahtlit võtad nii, et selle väiksema asjaga, oota, ma nii palju kohe panen. Väiksega võtad pahtlit ja siis sa paned ta sinna suure peale nii. Niimoodi, nagu laotad ta laiali ja nüüd paneme selle siia seina peale. Oh my god, mul pole õrna aega, mida ma teen. Ossa! See oli praegu lahe nagu. Oh my god, kui vinge. Mulle nii meeldib. Kuulge, ma hakkan ametit vahetama. Sellepärast ma täna olengi päev otsa nii õnnelik olnud, sest et mu keha teadis juba, et ma leian endal siit järgmise kireprojekti. Ainuke asi on see, et ma ei tea, kas see nüüd tuleb sirge või ei tule. Nagu pole õrna aimugi. Aga ma jätkan samas vaimus, sest et nagu feeling õnnelik. Ma näitan talle lähemalt ka natukene. Ma proovin teha niimoodi, et ma ei peaks väga lihvima pärast. Sest et lihvimisprotsess, nagu teate, on väga must. Nice, I like it, I really like it, you know. Vaatasin YouTube'ist mingisugust videot, kus üks naine tegi Lasnamäe korterit ja siis tema andis sealt nipi, et pigem rohkem õhukesi kihte kui paks kiht. Samamoodi nagu meigi tegemiselgi. Nii, mis siin siis toimub? Need nurgad näevad välja sellised. Tapeit oli ennem all, keegi näinud, kedagi huvitanud on, aga nüüd kui ma tahan värvida, siis seda kõike on näha. Mida siis mina hakkasin tegema siin enda aruga, või tundub nagu hea variant, et ma lihtsalt pahteldan ta nagu ilusaks. No vaadake, kui ilus see juba praegu on. No võrd nagu see on ju versus see. Et pärast lihvid ära ja siis on nagu ilus sirge joon. Aga it's a struggle, nagu see võtab aega, see võtab, ma ei tea, kas see on ikka minu eriala. On. Ma korra vaatan midagi netist, äkki netist keegi oskab midagi soovitada. Ma tulen kohe tagasi. Nii, ma olen tagasi. Ma sai vahepeal targemaks, et on olemas sellised asjad nagu alumiiniumnurgad, mis tähendab seda, et mul ei ole mõtet siin nokitseda nendega. Ma lähen pigem poodi, ostan alumiiniumnurgad, panen need alumiiniumnurgad nurka ja pahteldan nood alumiiniumnurgad üle ja ongi ilus nurk. Ehk siis jumal tänatud, et on olemas Google, jumal tänatud, mul on olemas ajud ja jumal tänatud, et ei pea tööd tegema. Kuu aega on möödas ja ma olen vahepeal targemaks saanud ja mul on rohkem ajusid. Alumiiniumnurk ei käi sisenurka, vaid see käib välisnurka, mul paps ütles. Ühtlasi ütles mu paps ka seda, et sisenurka saab väga efektiivselt teha nii, et sa paned pahti ära ja siis sa tõmbad näpuga. Siis ma näid seal maha segamini kööti. Aga jah, näpp, sisenurgad, alumiiniumnurk, välisnurgad.
siin on auk ja mulle tundub, et see on midagi sellist, et keegi on täpselt nagu rusikaga löönud, on ju. Ja eelmine omanik mõtles, et tapeedi alla on super hea mõte panna kilekott. Ja siis see hoiab asja paigas. Ehk siis nüüd see kilekott on olnud siin lamba kasukana. Mul lapsed joonistasid lambase ümber. Kui te vaatate, et super random, miks ma nagu nii suvaliselt kuidagi teen, siis see ei ole suvaliselt. Ma näen, kus on kriipsud, kraapsud, augud ja siis neid kohti ma teen. Ja lõpptulemus peaks siis olema viimistletud. Seda ma siin ju teen praegu, viimistlen enda eluruume. Juhu! Oh my god! Ma täitsin ma augu ise ära nagu. Okei, nagu ma nägin, siis praegu ma sain just elukogemuse, et kui on juba pahtel natuke kuivanud, siis ära mine seda nokkima enam, sest et see on juba nagu kuivanud, Tairi. Nii, ma sain nüüd ühe seina valmis. See sein on nüüd valmis ja ülimõnus on, nagu ülimõnus on. Ma saan täitsa ehitusmeestest aru, miks need ehitusmehed on. Sest et nagu see on nii meditatiivne ja lihtsalt rahulikult nokitsed oma ette, timmid, värgid, särgid, näed tulemust kohe, tõmbad sirgu vaadad, oba väga ja tõmme oli see, on ju, et kohe saad selle saavutuse tunde kätte. Mitte nagu, no ühesõnaga kõik need asjad, mille puhul sa kohe tulemust ei näe, siis sellega sa näed kohe nagu mingi, see oli hea tõmme, Tairi. Ehk siis ma nüüd panen edasi, see sein on veel jäänud ja siis on bitches. Oleks ma teadnud, et pahteldamine nii lihtne on, siis ma oleks juba ammu selle asja ära teinud. Nagu see on mul olnud tegevuskavas juba mega pikka aega, aga mul oli terve aeg see tunne, et appi see on nii suur töö, mul ei ole aega, mul ei ole energiat. Ja siis nüüd ma leidsin, et vau, tegelikult see on väga mõnus asi, mida teha. Igal juhul suur aitäh, et sa vaatasid selle video lõpuni. Minu Instagrami konto, kus sa saad mind kätte, on Tairi Kaarna. Armastan sind täiega, aitäh, et sa vaatad mu videosid. Ja olge tublid. Olge musid ja pahteldamiseni. Mida iganes. Tšau!